Tere, mu kallid sõbrad. Minu selja taga on ühe kuulsa fresko koopia Knossosse paleest Kreeta saarelt. Siin on 3 neidu sinises. Ja ma ei tea, kas oli nii või olnud, aga kunagi ammu elanud üks naine, kes pidi raske tööd tegema, et tema 3 tütart saaksid süüa ja midagi selga panna. Ja kui tütred olid juba suured, olid nad kiired kui pääsukesed, ilusad kui selge kuu. Siis nad abiellusid ja kõik sõitsid laiali. Aga mõne aasta pärast jäi naine aga haigeks ning kutsus punase orava. Ja väike punane orav jooksis tütarde juurde, et kutsuda nad appi. Orav jõudis kõige vanema tütre juurde. Tema pesi pesukause. Ütles, oota, ma lõpetan nende pesukaustide pesemist ja jooksen kiiresti oma ema juurde. Ah nii, pahandas väike orav. Siis ole sa elu lõpuni oma pesukausidega. Ja järsku hüppasid pesukausid õhku ja kasvasid tüdruku külge kinni. Nüüd tüdruk, kõige vanem õde, sai kilpkonnaks. Aga keskmine tütar, kui kuulis, mis tema emaga juhtus, ütles, oota, ma lõpetan kanga kudumist ja tulen kohe ema juurde. Ah nii, pahandas väike orav, siis koo elu lõpuni oma kangas. Ja keskmine õde muutus ämblikuks. Aga orav jooksis kõige noorema õe juurde. Kui too kuulis, mis emaga oli juhtunud, siis kihutas otse kohe ema juurde, mis sinised valmistas tainast. Ei jõudnud isegi johu kätte pealt pühkida. Jooksis ema juurde ja ravis ema terveks. Ja siis ütles talle väike punane orav. Sina elad pikka ja õnnelikku elu ja inimesed hakkavad sind ja sinu lapsi armastama, sest sina tood neile tervist ja rõõmu. Ja nii oligi. Kõige noorem õde elas pikka ja õnnelikku elu. Tal oli palju lapsi ja kui ta oli juba väga vana, muutus ta mesilaseks, kes korjab nüüd õietolmu, valmistab mett inimeste jaoks, talvel magab oma hubases majas ning kui üles ärkab, siis sööb ainult mett ja suhkrut. Vanasti räägiti, et kui sina armastad oma vanemaid ja austad neid ja hoolid neist, siis hakkad sina ainult suhkrut ja mett sööma.